Mina olen Henno Sepp ja sündinud 10. märtsil 1922 Mustjala vallas Küdemaa külas metsavaipojana. Käisin koolis Küdemaa 3-klassilises algkoolis, 4., 5., 6. olin väljaspool Küdemat, põhiliselt Mustjala koolis. Ja kui ma 36. aasta kevadel lõpetasin kooli, mulle meeldisid kangesti kuldsed pagunid ja ohvitserid. Ja mina mõtlesin, et ma tahaks saada ohvitseriks, aga oli Eesti sõjakooli nõue, et peab olema keskharidus. Ja nagu imeväel 1936 tööstuskoolist tehti tööstuskeskkool. Ja õppemaks oli gümnaasiumis 50 krooni, aga seal koolis oli 15 krooni. Isal polnud palju raha, ma läksin sinna, kus odavama. Tööstuskeskkooli läksin ma 36. aastal eesmärgiga muidugi, et kõigepealt ma tahtsin, et ehitusosakonnas oli ka teedeehitus, mida oli vaja sapööridel sõjaväes. See oli eesmärk siis, et lõpetada see ära ja siis minna Tondile sõjakooli ja mul oli 3 koloneli soovitus ja olin vastu võetud juba 1. juulil 40 viimine Tondile sõjakooli. Ja siis sain äkki kirja, et võta tagasi. Võtsin tagasi ja kogu elu muutus, sest nad teadsid, et riigipööre on tulemas. Aga tööstuskeskkoolis ma olin kõigepealt tänu koolile, kui ma hiljem ei saanud ohvitseriks, siis see tehniline ala, mida ma õppisin, iga hommikul ju läksime kooli kella 8–12 oli praktiline töö ja kella 1 5 tundi oli teoreetilist. Nii et 9 tundi päevas olime koolis. Oli võimalik puit ja metall. 3 eriala oli. Kuna seda puitu ja metalli polnud sõjaväes eriti vaja, aga pidid oskama sildu ehitada üle jõgede. Aga me 1 aasta õppisime ka metallitööd ja 1 aasta puitu ja 2 aastat praktiline töö ehitusel. Sel ajal, kui ma olin koolis, meil kuivatusest läks põlema ju see töökoda ja me ise ehitasime 3. korruse peale 36 aasta september kuni 38 aasta mai oli koolis 2 kooli, oli tööstuskool ja oli tööstuskeskkool. Sel ajal õpilaste vanus oli väga suur, mina läksin kooli 14 ja mu koolivend oli 40. Meilt kokku oli klassis 24, kusjuures siis puiduosakonnas oli 3, kõige rohkem oli ehitusosakonnas. Neid oli vist 14. Kõige raskem ala minu jaoks oli joonistamine ja joonestamine. Seda andi pole mulle antud, aga samal ajal muusika ja sport olid ikka viied kogu aeg. Ja ma kooli koosseisus noorkutkaste juht olin ja kooli käisime 38. aastal Kaitseliidu suurparaadil, kui oli laulupidu, siis me võtsime osa paraadist ja võtsime osa ka laulupeost. Ja 39. aastal ma olin kergejõustiklane, eriti sprinti, 60 ja 100 oli minu ala, ma olin saaremeister 40. aastal, 60 ja 100. Tallinnas olid Eesti teised spordimängud ja seal tööstuskeskkooli võistkonnas olin jooksmas. Mul juhtuski niimoodi, et kooli lõpueksamil enne seda oli riigikaitseõppus. Tallinna sõjakooli aspirandid ja Sakala partisanide väeosa ülem kapten Animegi olid meid õpetamas ja paukpadrunist lendas välja papitükk ja mulle silma. Nii et ma ei saanud eksamit teha.
kui ma paranesin, siis lasti mul uuesti järeleksam teha. Nii et siis lõpetasin kooli järeleksamiga. Kõigepealt ehitusosakonnas ma pidin oskama teha aknaraami nurga. Need tapid, kuidas tehakse. Ja see oli lõputöö. Metallitöös ma tegin pähklitankid. Ja sepipajas ma tegin hobusrao. Endised õpilased, kes olid tööstuskooli viimase 10. lennu poisid, 38. aastal, nemad õpetasid sepatööd. Ja ma pärast Siberis olin üle aasta, töötasin ka sepana. Maakoolis üks väga huvitav tund oli ehitusmaterjalid. Ja seda andis õpetaja Peeter Aarla. Ta oli endine nimi Ausing, ta esitas Aarlaks. Tema oskas oma tunde nii huvitavaks teha. Ta rääkis vahepeal, kuidas ta Kaukaasias ehitas ja siis Eestisse tuli ja siis samal ajal oskas rääkida kõik, mis ehitusmaterjali vajatakse, et ehitada. Kui ma nüüd vangist lahti sain, siis ma olin 20 aastat, parustasin Pärnu linna ehitusmaterjalid. See kool on rohkem väärt, kui ma oskan rääkida.